lihtsalt tuleb meil välja saavutuste üle rõõmustamine. Hetkel antakse meile kandikul kätte see, mida pole mitte kunagi nii kergelt tulnud. Haridus. Meid ümbritseb tohutu infoküllus. Samas informatsioon ei ole veel teadmine. Informatsioonist teadmiste saamine on protsess ja teadmised omavahel põimides loovad uusi teadmisi. Kõigi osapoolte ootused ja nõudmised koolile on tänasel päeval tohutult kasvanud. Seadnud meie tööle täiesti uued eesmärgid ja lähtekohad. Me ei tea täna nende tööd ametikirjeldusi, mis on olemas näiteks 5 aasta pärast, kuid me saame ennustada, mis on need oskused, mida vajavad nii lapsed kui ka täiskasvanud, et tunda ennast hästi nende tarkade masinate keskel. Mind on õppimine alati õnnelikuks teinud. Kuigi õppimine on individuaalne tegevus, siis kõige mõjusamad ja meeldejäävamad on minu jaoks olnud just koos õppimise kogemused. Meeskond on nii tugev kui igaüks, kes on selles meeskonnas. Ja igaüks meist on ainult nii tugev, kui on meeskond, milles me oleme. Lihtne öelda, väga keeruline praktikas teha. Motivatsioon enesearendamiseks sõltub eelkõige õpetajast. Kuid ka haridusasutuse juht saab oma töötajad teadlikult suunata arengule ja omavahelisele koostööle. Mina tunnen ennast õppides õnnelikuna, kui saan nautida õppimist. Olla selle keskmes looja, algataja, tegutseja. Kui saan ise valida oma õppimise aega ja kohta. Usun, et õige on suunata teravik mõistmisele, olemuslikule arusaamisele, mis haarab endasse mõlemad komponendid. See on oskav teadmine ja teadev oskamine. Mina arvan, et õnnelikus on võimalik saada ainult armastades seda, mida teed ja õppides seda, mida sa armastad. Ja sellega olemegi nii õpetades kui õppides õnnelikumad ja rõõmsam olen ka mina, nii ministri kui emana.